Kas sa ikka kuulutusi viisid ajalehte? Muidugi viisin. Huvitav, aga miks siis kedagi veel tulnud ei ole? Oi, tee sai liiga kõva. Mitte kõva jäpe, vaid kange. Ja tee ei puutu üldse asjasse. Kuulge, kas te ei näe, te koputate minu peale? Oi, andke andeks. Ma ei tahtnud teie peale koputada. Ma otsin ühte inimest. Siin pidi elama üks kuulus kunstnik. Jaa, mina see olengi. Väga meeldiv teiega tutvuda, härra Tuvi. Ma pole mitte Tuvi, vaid Tibu. Oi, andke andeks, kunstniku härra. Mina olen Daisy. Ma lugesin lehest kuulutust, et maalite pilte tellimise peale. Jaa, ma teen pilte, vooliskulptuure, teen maastikumaale, õlimaale, graafikuid, jäbe. Kuule, otsi meile kunstinäidised välja ja siis veel... Oodake. Otsi ruttu mu taiesed välja. Me võime rikkaks saada. See naine tahab minu kunsti osta. Ja siis mul on veel naturmorte ja postamente ja akvarelle ja forelle ja siis bassipilte ja kassipilte ja siis ma veel laulan, taban hetki, taban muusika, tantsin. Tere. Tere! Näete, see siin on minu viimase aja moelooming. Moodne talvemüts. Soe, pehme, diskreetne. Ja talvemantel tekk on ka olemas. Võib-olla ei pannud tähele, aga see müts on tehtud padjast. Lisaks sellele on ta klassikalise lõikega ja istub väga mugavalt peas ja väga praktiline. Näete, te võite vabalt igal ajal sellega vastu seina joosta ja pange tähele, seinal ei juhtu mitte midagi. Vaat see on kunst. Ja muide, te võib-olla ei tea, aga see müts on tulekindel. Ta ei põle isegi varga peas. Jah, tahate ma näitan teile. Ma pestan kohe pea ahju. Ei, pole vaja. Ma usun teid. Ja pealegi, ma ei taha teilt tellida mitte mütsi, vaid portreed. Portreed? Milleks küsimus? Tulge, istuge kohe maha. Ma teen teist kohe joosta. Ja, ärge vastu punnige, karta ei ole midagi. Tibu on ka varem portreesid joonistanud. Ei, ega ma ei taha, et te minust portree teeksite. Ma tahan, et te teeksite portree minu õest. Ahaa, selge. Jäbe, kutsu õde sisse. Mine ja lase ta sisse. Tead, mu süda tunneb, et see on väga rikas klient. Kus teie õde on? Ega teda siin ei olegi, ta on kodus. Ma tahtsin, et te joonistaksi pildi tema foto järgi. Ma tahan talle nimelt üllatuse valmistada. Palun, see on minu õde Daisy. Millal see pilt siis valmis peab olema?
täna õhtuks kella 5, siis peab minu õde sünnipäeva. Ma tahan Daisyle sünnipäevaks tema portree kinkida. Olge hea, kui pilt valmis saab, tooge ta sellel aadressil, mis foto tagumisele küljele on kirjutatud. Nägemiseni. Hei, pidage! Te andsite oma õe pildi asemel enda pildi. Oi, andke andeks, see olen tõesti mina. Palun, siin on minu õde Daisy. Appikene. Kuulge, te andsite jälle enda pildi. Kuidas nii? See ei ole ju mina. Näete, sünnimärk on hoopis teisel pool. Me oleme õega väga sarnased, aga tegelikult väga erinevad. Mina kaalun ju pool kilo vähem. Aga andke andeks, härra Kägu, ma pean tõesti minema hakkama. Nii et kohtume siis kell 5 minu õe sünnipäeval. Nägemiseni! Ma olen ju tibu, eks ju? No? Nii, Jeppe, igatahes on meil nüüd väga vähe aega ja sina aita mul luua joonistamisele tarvis üks väga hea loominguline õhkkond. Kas hakkab juba midagi valmis saama? No mingi jama on. No kuidagi tuleb aimu peale. Tead, selle Daisy nägu, tema nägu ei sobi minu joonistamisstiiliga. Mitte kusagilt ei oska pihta hakata. Aga sa hakka pihta kõige olulisemast. Lihtne öelda, et kõige olulisem. Kust mina tean, mis selle Daisy jaoks kõige olulisem on? Ei sobi see nägu minu stiiliga, lihtsalt ei sobi. Ja pealegi pilt peaks olema värviline, mul on ainult musta värvi alles. Aga Tibu, mäletad, mida Daisy rääkis? Õdesid eristab teineteisest see, et neil on sünnimärgid erineva koha peal. Järelikult ongi Daisy. Just, Jeppe, ära võta mul sõnu suust. Kõige tähtsam ongi just sünnimärk. Oi, Jeppe, ma tunnen, kuidas inspiratsioon minu sisse poeb. Oi, tead, Jeppe, ma olen alati teadnud, et minus peitub kunstnik, kes tabab alati kõige olulisemat. Ai, geniaalsuses peitub lihtsus. Tule vaata, portree on valmis. Siin on kohe näha, et pilt on valmis. Isegi punkt on pandud. Nii, nüüd tuleb see portree kiiresti preili Daisy õe kätte toimetada. Anna pilt minu kätte, ma viin selle tal kohe koju. Mida sa teed? Sa mõtle, kui sa jooksed selle portreega tänavale, mõni algaja kunstnik näeb seda minu maali. Ta varastab kõik minu idee ära ju. Näeb seda maali, varastab selle ära, joonistab maa ja saab kuulsaks. Ja veel enne, kui meie rikkaks saame. See pilt tuleb sisse pakkida. Kõik prillid sassi mulle. Ma nüüd läksin siis. Mida? Kuhu sa lähed? Lõpeta ära! Praegu on väljas -100 kraadi külma ja sa tahad selle šedöövriga õue minna. Tead, sul praegu ikka veab, et siin ühtegi kunstiteadlast ei ole. Nemad oleks sind selle asjast kohe kohtusse kaevanud. Pilt
tuleb enne õuemist soojustada. Aga laualina ju, oot kus. Nii, nüüd võib küll selle pildi ära viia. Kuhu sa sellega lähed? Ma lähen Daisy ja Daisy juurde, viin neile pildi. Lõpeta ära, kas sa üldse ka tead, kui palju see pilt maksab? Ei. Vaata Jeppe, sinust ei saa kunagi kunstiärimeest. See pilt maksab nii palju, kui mina ütlen. Kui palju sa siis ütled? Ma ütlen 1 miljon. 1 miljon? Just nimelt, Jeppe. Ja anna mulle andeks, ma ei saa nii kalli maali transportimist sinule usaldada. Tead, tänavad on igasuguseid kunstiröövleid täis. Hiljaaegu Katariina käigus tedi. Ja, nii et nemad röövadki jalakäijatelt maale. Ja, aga mis siis teha, nii me ei saagi lõpuks seda maali kätte toimetada. Jeppe, ma olen juba kõige peale mõelnud. Ja, juba suvel ma teadsin, et rahvas hakkab minu käest ränga raha eest kunsti ostma. Ma tellin kohale valvemeeskonna ja nemad toimetavad meid turvaliselt kohale. 1911. Ei. Oo, tere! tere. Kumb teist nüüd see Daisy on? Daisy olen mina, aga saage tuttavaks, see on minu õde Daisy. Väga meeldiv teiega tutvuda, härra Hani. Daisy, ma ju ütlesin sulle, et ta pole mitte härra Hani, vaid härra Part. Ei, tema nimi on Tibu. Ui, andke andeks, kunstniku härra. No igatahes siin on minu maalitud väga hinnaline kallis portree, mida ma tegin teie õele, teie sünnipäevaks. Teate, see on väga kallis portree. Oi, Daisy, mul on nii hea meel, et sa mulle nii toreda kingituse tegid. Ja mul on nii hea meel, et sul on nii hea meel. Kuulge, sõbrad, äkki astute sisse? Ma kutsun teid oma sünnipäeva. Jaa, võib-olla, kui te juba... Ei! Me peame minema koju raha lugema. Raha! Nojah, kahju küll siis. Nägemiseni, härra Kanna. Ma loodan, et ma tellin teilt teine kordki mõne kunstiteose, sest selliseid kunstnikke, kes tasuta oma kunsti jagavaid, on üsna vähe. Nägemiseni. Mis jama see on? Miks ta arvas, et ma tasuta oma kunsti jagan? Jeppe, sina viisid kuulutuse ajalehte. Mida sa sinna kirjutasid? Kirjutasin, kunstnik Tibu pakub igasugust kunsti. Tasuda saab ööpäev läbi. Kirjutasin kõik nii, nagu sa käskisid. Oot. Nii, kus meil see kuulutus siis on? Nii, jah.
Tiibu, jah. Mida see peaks tähendama? kas midagi on valesti? Kunstnik Tibu pakub igasugust kunsti. Punkt. Tasuta saab ööpäev läbi. Vaat kui tore. Mitu korda ma olen sulle öelnud, Jeppe, et tasuda on tüma ehk nõrga tähega. ma mõtlesin ise ka, et nõrgaga, aga käsi nagu iseenesest kirjutas tugevaga. Tead, Jeppe, ma oleksin praegu miljonär. Aga sinu pärast olen ma ikka veel vaene kunstnik. Kohe ma näitan sulle, kuidas minu käsi iseenesest sulle tugevat teed.